tookord oli niimoodi, et Patarei vangla, terve Patarei oli, aga kuna oli nõnda nimetatud Hruštšovi sula, siis meid pandi, Patarei vanglas oli nõnda nimetatud Leningradi osa. See on see juurdeehitus seal, eks ole. Ja seal olid väiksed kambrid ja meid pandi sinna kambritesse istuma. Seal siis kambris oli kas 2, äärmisel juhul 4 seal kambris. Ja see on väga pikk lugu, eks ole, aga üldiselt seal Patarei vanglat ma olen natuke üle 2 aasta istunud ja omal ajal pikka aega ka veel üksikkambris, sest et leiti, et niimoodi on võimalik survet avaldada paremini, aga kui hiljem leiti, et mulle just see üksikkambris olek meeldib, siis juba pandi koputajaid ja nii edasi. Ja väga oluline on see, et Patarei vanglas olime, aga ülekuulamised toimusid Pagari tänavas ja ülekuulamisel viis meid Siseministeeriumi konvoi. Nii et mitte Siseministeeriumi ja hommikul siis, eks ole, seal olime selles Leningradi osas, hommikusöögi saime kätte, siis, eks ole, viidi need vangivalvurid viisid meid sinna. Patarei vanglas oli niisugune ringsüsteem, eks ole, kuhu tulid kõik kokku, eks ole. Ja siis pandi sinna, kas pandi kappi või väiksesse kambrisse või nagu seal öeldi boksi. Ja siis sinna tuli siis see juba Siseministeeriumi konvoi. Ja tema luges siis ette selle tavalise, mis ikka ette lööd, et šak na levo, šak na pravo ja edasi, et siis, ja kui tundub, et te meid ohustate, siis konvoi tarvitab relva ilma hoiatamata.